Jõulude eel on õhus sõnul seletamatu ootus. Ja kõigis neis värvilistes tuledes on nagu lootus, et kui pühad käes, tulevad need õnnelikud. Ja väga tore, kui jõuluvana tookski kõikidele kotitäie õnne, siis ma arvan, et Eesti riik olekski palju õnnelikum. Nii et Eesti ei olegi siis õnnelik. Muidugi tasub vaid vaadata uudiste pealkirju. Aga tegelikult meedia edastab ju põhiliselt negatiivseid sõnumeid, et see halvad uudised müüvad paremini. Et seda ei saa panna ajakirjanikele süüks. Aga elu toimub väljaspool meediat ka. Tiina Jõgeda, elukutselt ajakirjanik, tunneb meediamaastikku. Kuid tal on ka teine eriala ja psühholoogina on ta olnud pikalt just õnneteemade maaletooja Eestis, kirjutanud sellest raamatu ja tekstid rändnäitusele õnnest. Vahel tunduvad aga ka talle endale soovitused, kuidas õnnelik olla, kulunud sõnakõlksudena. Siin võiks vastata stereotüüpselt, eks ju, et kui tahad olla õnnelik, siis ole ja mõtle positiivselt, mis minu meelest on küüniline soovitus. Küüniline jah, sest positiivne võib küll olla, ent meie materialistlikus maailmas sellest ei piisa. Kui igapäevaelu on nagu pidev rattas jooksmine, hakkab ju tunduma, et õnnel on konkreetne hind. Ja õnneks on vaja raha. Rohkem raha. Seda teab ju iga Eesti kolgi. No raha on ka kindlasti üks komponent õnnes, õnnevalemis. Sest raha annab vabaduse, elu nautida. Õnn kui naudingud, šokolaad, shoppamine, seks, suusatamine, eesti keeles on need kõik S-tähega. Ja. Põhimõtteliselt muidugi saab seda kõike raha eest osta, aga kui pidevalt sente lugema pead, ehk ongi siis suusatamine vaat et ainus, mida endale lubada saad. Me elame sellises ühiskonnas ja sellises maailmas, kus paraku raha on objektiivselt vajalik. Ja kui seda raha on veidikene rohkem, siis see on ju ainult tore. Kahjuks piisavalt palju inimesi on siiamaani olelusvõitluse meeleheites. Kui neile öeldakse, et raha õnne ei too või raha ei lahenda suuri ja fundamentaalseid probleeme, siis nende esimene mõte on see, et millest te räägite. Raha saaks lahendada absoluutselt kõik probleemid, mis mul praegu on. Ja tõenäoliselt saakski kõik need probleemid, mis praegu on. Aga sealt edasi on ju lõppude lõpuks veel probleeme ja mitte vähe ja neid juba raha lahendada ei suuda. Nii ütleb mees, kes töötab firmas, mille nimessegi on rikkus sisse kirjutatud. Kui palju Eestis peaks olema raha, et tunda ennast turvaliselt, et need esmavajadused on kaetud? Turvalisuse tundmine ei sõltu mitte nii palju sellest konkreetsest sissetulekust, vaid sellest, kui palju on kapitali. Sellepärast, et isegi kui sissetulek on päris hea, siis sissetulek võib ühel hetkel ju katkeda. Töökohti kaotatakse. Ja kui inimene elab, siis ta kõrgema keskklassi elu poest suhu, mitte peost suhu, vaid poest suhu, siis näiteks selle sissetuleku kadumine võib päris ehmatav olla. Turvaliselt tundmiseks on vaja kapitali. Kapital tundub, et suured säästud, aktsiad. No, kapital ei pea olema selles mõttes suur. Kui on inimesel juba näiteks 3 kuu püsikulude summa pangas olemas. See on meelerahuks vajalik. See on meelerahuks vajalik. Finantstegelaste nagu Peeter Koppeli jaoks on raha tööriist, et teha selle abil veelgi rohkem raha. Ent ootamatult lisab ta isiklikult. Tema jaoks on rahast hoopis tähtsamaid asju. Rahast selgelt tähtsamad on kvaliteetsed inimsuhted, lähedased inimsuhted ja inimsuhted, mis motiveerivad ennast olema parem inimene. Ja mis seal salata, rohkem tahtma ka mitte tropp olla. Ma tänaseks päevaks imelik öelda, aga ma ikkagi ma ei tea, suurele sammastega mõisale eelistan midagi muud. Ja ma arvan, et üks päris sõber on rohkem väärt kui see sammastega mõis. Mina aga jätkan oma õnne või õnne defineerimise otsinguid. Lähen uuesti naise juurde, kes oma 92 aasta pikkuse elu jooksul on paljudes asjades teistest teadjamaks saanud.
ja meie tulime siia seekord, et uurida väga konkreetse asja kohta, õnne kohta. Õnne. Õnn on oma teha. Nii lihtne ongi. Vaata, inimene saab olla iseennast teha õnnelikuks ja teha iseennast õnnetuks. See on inimese oma tegemine. Kui ta on õnnetu, siis ta on käki kokku keeranud. Õnn on pisiasjades, et sulle meeldib kõigepealt seda teha, mida sa teed. See on üks õnne tingimus. Õnneks on vaja veel, et sul oleks ka tervis korras. Aga kui võtame nüüd neid eestlasi, siis eestlastel on see vana harjumus, ei tohi niisama istuda. Ja kui siis veel talud olid, siis ei talutüdruk ei istu niimoodi käed süles. Kui sa midagi muud ei tee, siis vähemalt täpi oma seeliku serva. Peaasi, et sa midagi teed. Miks see nii on? No vaata, siis see näitab seda, et sa oled hästi traagi ja hästi tegija, sa ei istu kunagi mitte kuskil niisama. Ja nüüd, kui sa tegutsed, siis mida sa teed? Sa kulutad oma keha energiat. Mis nüüd juhtus? Sa läksid tasakaalust välja. Said minust aru? Sain. Tähendab, keha vajab tasakaalus olevaid energiaid, et olla õnnelik. Aga te olete nüüd pikalt elanud. Mis siis on see õnne valem? Mis teid on muutnud õnnelikud? Õnn ei seisne sellest, et inimene elab pikalt. Õnn seisleb sisemises rahulolus. Ja lubage alati oma südamele armastada. Naistel on ohuks, et nemad keelevad endal armastamisel või nad ei luba ise ennast armastada. Maia Kaate väljataga näeb naiste seas liiga palju õnnelikuks olemist segavaid emotsioone. No näiteks armukadedus, kui mees, kes oma naist tegelikult armastab, teebki mõne mõttetu kõrvalhüppe. Kui mehel on armuka, nii tema petis mind, aga tema süda armastab, aga ta ei luba endal õnnelik olla. Kui sa jääd pikaks ajaks vihaseks, sa rikud oma energeetilist tasakaalu. Nii et mis sellest, et mees vahib võõrad naisi, las ta vahib. Mis siis sellest on, kui sa vaatad ilusad asja? Tead, see mõjub silmanägemisele suurepäraselt, kui sa vaatad ilusaid asju. Nii, aga meeste komistuskiviks on ka, kuidas mehed ei saa õnnelikud olla, on see, et mees arvab, et ta ei ole tasemel. Te teate küll, mis ma nüüd sellega öelda tahan. Arvad enda kohta halvasti. Sa ei ole õnnelik. Sa vaatad, teised mehed on kõik õnnelikumad ja mina ei saa olla õnnelik, sest mina ei ole nii suure potentsiga ja teised on paremad ja nüüd sa teed ennast õnnetuks. Ja siis öeldakse veel, et kõige suurem õnn on see, kui sul on lähedased inimesed, kui sul on inimsuhted korras. Lähisuhted on väga olulised. Iga kord, kui te kodult välja lähete, kallistage või keegi läheb kodunt tööle, nii harjutage endale see sisse. Sul läheb hästi ja kallistate. Ja sõbrad peavad olema, kelle eest hoolt kanda. Jah, sõbrad on ka ühed tegelased, kes annavad sulle seda lähedust. Maia Kaate väljataga tubli Maasoola Annusega elutarkuse kuulamise järel tahan ühest puudutavast, pikast, teineteisele toeks olekust ka tänases jõuluaegses õnneloos rääkida. Tallinnas on praegu väljas kunstnike Liina Kalviku ja Jaan Toomiku ühisnäitus. Toomik oli 90-ndatel Kalviku diplomitöö juhendaja ja jäänud ta kõrvale, kuna endisel õpilasel tekkisid kohatised raskused meie maailmas hakkama saamisega. Liina selline psüühikanihe sai alguse põhimõtteliselt ühel jõuluõhtul, kui ta oli 17-aastane ja nad sattusid emaga autoavariisse ja tema silme all tema ema sai siis surma. Ja sellest ajast peale ta on mind usaldanud. Ja nii nagu idamaine ütlus on, et kui sa kellegi ära päästad, pead nii kaua teda aitama, kui ta seda abi vajab.
hetkel on niimoodi kujunenud, et ma vahendan talle seda välismaailma, aitan tema töid kureerida. Meil puudub igasugune naise-mehe suhe selle aja jooksul. Sõbrad. Ainult sõbrad, jah, nagu pigem mingi spirituaalne kontakt. Ja see lugu sobib sellesse jõuluaega väga hästi, kui me tegelikult kõige suuremaks väärtuseks võimegi pidada just suhtlust, sõprust. Ma leian, et see ongi minu kohus võib-olla toetada andekat inimest, et muidu jääksid väga paljud maalid nagu ka maalimata. Pühade ajal need õnneteemad võimenduvad. Mida siis teha, kui oled üksi, rahaga eriti palju ei ole, aga ikkagi ju tahaks olla õnnelik? No mulle mõtted tulevad pähe, kui ei ole võimalik nautida nagu teised. Ja esiteks öeldakse, et üldse nagu võrdlemine, kas siis teistega, et see on üldse väga laastav, vaimselt laastav tegevus, et sa ei saa seda imaginaarset õnne, millest sa unistad endale luua, et kas Ameerika jõulufilmide eeskujul, et pere istub pika laua taga ja kõigil on soe ja hubane, et tegelikult me teame, et need situatsioonid ei ole sugugi alati nii rõõmsad kui seal filmides. Alusta iseendast, tee enda jaoks midagi, tee iseennast õnnelikuks jõuluõhtul, kui sa pead olema üksi. Katta laudki, helista mõnele vanale sõbrale või tuttavale, kellega sa pole ammu rääkinud, et otsi keegi kadunud, kes on su elus kunagi olnud inimene, otsid üles, vaata, mis juhtub. Kui õnnelik on tänane Eesti? Tänane Eesti on üsna õnnelik, et siis, kui hakkas iseseisvus, siis me hakkasime seda oma väikest Eestit üles ehitama nii, kuidas me oskasime. Et kõik ei ole läinud üldse nii, nagu me oleme tahtnud, aga me kogu aeg nagu püüame. Ja vaat see püüdlus ongi kõige olulisem, et sul on eesmärk, sul on mingi ettekujutus sellest Eesti õnnelikkusest. Ja siis me kõik seda kuidagi teeme, igaüks oma väikse mätta otsast. Ja see on tegelikult suur õnn, et me seda teha saame.